Tšau sõbrad, ma olen jõudnud Vilniusesse, Leetu ja teeme siin sellise avastusreisi. Ma tegelikult ei olegi niimoodi Vilniuses käinud, ma olen rohkem nagu Leedust läbi sõitnud, et minna kuskile teise riiki, aga et Vilnius on mul täiesti avastamata ja me saame seda siin täna koos teha. Lähme vaatame linna peale, vaatame mingeid kohvikuid ja täna on tegelikult väga ilus ilm, aga päris jahe on tegelikult. Mul on õnneks selline kampsun, mis on üsna soe ja mul on mantel, aga see mantel on nagu ilma voodrita. Jah, mul on natukene jahe ja ma mõtlesin, et äkki võiks kaltsukasse minna. Nii, ma panin nüüd mütsid, sallid endale selga ja pähe, kaela ja nüüd on palju parem olla. Nii, ma käisin nüüd vahepeal kohvikus ja ma võtsin kohvi sellisest Elska Cafe kohast, mis oli väga-väga armas, ülihea atmosfäär oli seal ja see tops on ka minu arvates mega ilus, aga ma sain siis cappuccino makadaamia pähklipiimaga. Ma ei ole mitte kunagi, ma isegi ei teadnud, et selline asi on olemas ja see on väga hea maitsega. Natukene nagu neutraalsem kui mandlipiim, et ülihästi sobib kohviga kokku. Üks asi, mida ma siin tähele panen, mis on nagu teistmoodi kui Tallinnas, on see, et kuigi praegu on 18. oktoober, siis inimesed istuvad ikkagi täiega õues veel ja meil Tallinnas niimoodi ikkagi ei ole. Me käime seal suvel istumas, võib-olla on ju Telliskivi kandis kuskil, istume õues, aga nii kui sügis tuleb, me lähme tuppa ära ja siin on ikkagi nagu, mõtle, varsti on juba jõulud, inimesed istuvad õues veel. Kui aus olla, siis ma ei oskagi nagu kirjeldada seda linna, sellepärast, et see on täiesti unikaalne. Ma ei ole olnud varem selliste nagu majade keskel, sellise vaibi keskel. Ma arvasin võib-olla rohkem, et ta on nagu Tallinna moodi, umbes Tallinna ja Riia segu, aga ei ole. Kuidagi Vilnius on täitsa omaette kategooria. Mulle tundub, et inimesed on kuidagi sõbralikud, rahulikud ja ikkagi suht sarnased nagu eestlastele. Et see, kuidas me nagu oleme tänaval, sarnane tundub see kultuur ja samas ikkagi majad on väga teistsugused kui Eestis. Ma ütleksin, et see oli seekord nagu kõige keerulisem lennujaamast kesklinna saamine. Sellepärast, et ongi nagu keelebarjäär on nii suur, et ma ei saanud väga aru nendest, või ma ei saa üldse aru, on ju leedu keelest. Aga jah, et ei olnud nagu piisavalt inglisekeelset infot. Ma läksin bussi kõigepealt ja mitte keegi ei osanud inglise keelt Vilniuse lennujaamast tulles. Ja siis üks inimene ütles, et ma võin tõlkida ja siis tuli välja, et ta on Poolast. Ja siis me rääkisime hästi pikalt juttu ja käisime isegi söömas koos. Et väga lahe on niimoodi spontaanselt kohata teisi turiste, kes ka nagu otsivad teed, et me kumbki ei saanud nagu väga aru, kuidas sealt lennujaamast nüüd siia kesklinna saab. Õnneks nagu interneti teel ma sain nagu teada, et okei, see buss peaks sõitma kesklinna. Aga mul juhtus üks piinlik asi ka hommikusöögi lauas või tähendab hommikusöögi saalis. Siis selline asi, et ma võtsin kohvi. Aga kohv oli minu jaoks natukene liiga jahe. Ta oli nagu soe, aga ta ei olnud kuum ja ma olen harjunud jooma kuuma kohvi. Ja ma mõtlesin, et ma panen natukene keevat vett juurde oma kohvile ja siis ma vajutasin seda keeva vee nuppu, onju. Ja ma eeldasin, et kui ma uuesti vajutan, siis see jääb kinni, nagu siis ta ei tule rohkem. Sest et ma olen nagu kasutanud taolisi kohviaparaate ja alati on nii olnud, et kui sa uuesti vajutad, siis ta enam ei tule või sa saab mingi stopp-märki vajutada. Täna ei saanud.
ja mul oli kohvitass peaaegu täis ja mõtlesin natukene lihtsalt valada seda kuuma vett peale, aga ta lasi terve tassi koguse seda kuuma vett peale ja siis see keevvesi tuli täiega üle ääre sealt kohvist ja ma ei saanud mitte midagi teha. Ja inimesed olid mu selja taga, inimesed olid saalis. Aga ütleme nii, et tegijal juhtub ja vähemalt sain ma oma kohvi kätte. Ma loodan lihtsalt, et homme mul läheb hästi selle aparaadiga ja et ma ei tee uuesti mingit sellist kaos seal. No humanat ei ole ma ikka veel üles leidnud, mitte ühtegi kaltsukat ma ei näe. Ja praegu on juba teine päev hakkab mul siin lõppema, et ma kardan millegipärast, et ma ei leiagi neid ülesse. Aga vaatame, äkki ikka õnnestub. Mulle täiega meeldis see vintage pood, kus ma käisin. Mul ei ole küll nimi meeles, aga ma panen selle kuskile siia teile. Ja ma väga soovitan sul minna sinna poodi, kui sa tuled Vilniusesse. Sellepärast, et need riided olid nii stiilsed. Kõik olid kuidagi värvide ja stiili järgi seal välja pandud. Hästi hea muusika oli seal poes. Seal ei olnud nagu päris kaltsuka hinnad, aga süke 40 €. Ja fakt on see, et kõik asjad, mis seal olid stiilsed. Olid nagu kuidagi väga-väga ilusad. Ma ostsin siis selliseid asju. Siin on üks puuvilja selline taimne jogurt. Siis šokolaadipuding ka nagu taimne. See firma on küll olemas Eestis, aga neid kahte toodet ei ole kindlasti Eestis vähemalt. Tegelikult äkki see on. Äkki see šokolaadipuding on. No pole hullu. Ma igatahes pole seda nagu märkanud. Nii, siis ma võtsin endale õhtusöögi. Ma tean, et see tundub väga ebatervislik ja see vist on ka, aga hea, et see on nagu gluteenivaba, vaata. Ja kuna mul endal on talumatus, siis ma pole saanud selliseid asju süüa väga-väga kaua. Ma arvan, mingi 5 aastat ma pole söönud selliseid asju. Et kuna mul on siin nagu veekeetja, siis saab teha sellise väga odava õhtusöögi endale. Aga ma hakkangi nüüd sööma ja siis ma puhkan ja ma vaatan lihtsalt, et mida ma täna filmisin. Nii et vaataksin nagu telet oma kaamerast, et kus ma täna käisin, et väga huvitav tegelikult on vaadata oma asju nagu üle. Aga tegelikult, kui rääkida telekast, siis siin on ka üks telekas, nii et ma võiksin vabalt vaadata Leedu televisiooni praegu, kui ma tahaksin. Nii, siin on üks väga suur park. Hästi ilus on siin jalutada. Nüüd on laupäeva hommik ja uskumatu, kui rahulik on nüüd Vilniuse linn, et eile nagu reede hommikul oli kõik hoopis teistsugune siin. Hästi paljud nagu autod kihutasid reede hommikul, praegu on täiesti vaikne ja mõnus linn. Inimesed nagu jalutavad, ma ei tea, lähevad võib-olla hommiku kohvi jooma, et selline hästi armas nädalavahetuse hommik on praegu siin. Siin on Eestiga väga sarnased hinnad, ma ei ole üldse näinud erinevust tegelikult poes. Mõned asjad oleksid nagu mingi paar senti odavamad, aga siis samas jällegi teised ei ole. Ühesõnaga, siis võtsin praegu ühe 4-eurose cappuccino, see on siis keskmises suuruses ja mandlipiimaga ja 4 eurot. Väga-väga normaalne. Kusjuures siin on hästi palju kohvikuid, nagu meeletult palju ja ma guugeldasin ka, siin on kokku 30 kafeiinet nagu Vilniuse linnas.
olen nüüd lennukis ja ma tahtsin öelda, et aitäh, et sa vaatasid seda videot. Ma olen ülitühjas lennukis, ma ei ole kunagi olnud nii tühjas lennukis varem. Welcome you aboard this Atlantic flight. Our flight time is estimated to be 35 minutes.